Armu ja rahu teile Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Ma loen ühe salmi tänase Johannese päeva jutluse aluseks Apostel Paulus esimesest kirjast korintlastele 15. peatükist 10. salmi, kus Paulus kirjutab: Jumala armust olen ma see, kes ma olen, ja tema arm minu vastu ei ole läinud tühja. Issand, pühitse meid tões, sinu sõna on tõde. Aamen. Apostel ja evangelist Johannesest räägib vana kiriklik pärimus, et siis, kui kõik teised Jeesuse jüngrid ja apostlid surid tagakiusamiste käigus märtrisurma, Paulus hukati mõõgaga, Peetrus löödi risti pea alaspidi, siis see Jeesuse jüngritest, kes kirjutas 4. evangeeliumi, apostel Johannes, olevat kirikliku pärimuse järgi ainus olnud, kes elas kõrgesse vanadusse. Ja räägiti, et siis, kui ta oli juba vanadusest nii nõder, et ta vaevu suutis käia ja kõnelemine hakkas juba ära minema, siis olevat ta öelnud oma õpilastele, oma jüngritele, korranud seda ühte lauset, mis kordub ka apostel Johannese esimeses kirjas: lapsed, armastage üksteist. Ja võib-olla mõnikord ongi nii, et väga suured ja sügavad tõed on võimalik kokku võtta väga lühidalt, lihtsalt ja selgelt. See on üks asi, mida ma olen korduvalt imetlenud meie tänase Viljandiani koguduse tänumedali kavaleri, vaibakunstnik, akadeemik Anu Raua puhul. On 4 rida, mis mulle aeg-ajalt meelde tulevad ja mis minu meelest peaaegu et kogu ristiusu sisu kokku võtavad ja mille Anu on kirjutanud ühe oma vaiba juurde. Otsas mure, otsas piin, ta ei ole enam siin, aga ta on igal pool, kõikjal tema arm ja hool. Need read kuuluvad kokku Kristuse ristiga, tühjaks jäänud ristiga, mis oli ülestõusmise hommikul tühi. Ja tõepoolest, ma võin öelda, et see on eriline tunne mul endal ka olnud külastada Jeruusalemmas Püha Haua kirikusse Jeesuse ristilöömise kohale rajatud kabelit ja tunda, et tõesti see on ainus haud maailmas, mis on tühi. Selles mõttes, et seal on olnud keegi, keda surm ei suutnud hoida endale, kes on üles tõusnud, keda surm ja kaduvus ei suuda enam piirata ja kes on selle kaudu näidanud kaduvusest ja surmast vaba teed ka kogu inimkonnale. Aga ta on igal pool, kõikjal tema arm ja hool. Ülestõusnud Kristus on ligi meie juures ajastu otsani ja ta on ligi igal pool, kus me käime oma teid, kus me võitleme oma võitlemisi. Ei ole ta ligi ainult kirikus või palverännakutel või palvehetkedel või piiblit lugedes, vaid igas olukorras. Ei ole ühtegi elusfääri, mis jääks ülestõusnud Kristuse armust ja hoolest väljapoole. Me pühitseme täna ühe kiriku ja koguduse 553. aastapäeva. See on
pikk aeg. Ja selle aja jooksul on Viljandi Jaani kiriku müürid näinud väga palju palvetajaid ja otsijaid, rõõmu ja valu, lootust ja lootusetust. Siin on kuulutatud Jumala sõna nii rahu kui sõja ajal, nii noortele kui eakatele, nii rõõmsatele kui ahistuses olijatele, nii siis, kui kirik on olnud täis, kui siis, kui vaid vähesed ustavad on söandanud tulla ja anda siin tunnistust oma usust Jumalasse. See hoone on üle elanud ka need ajad, mil hoone on olnud varemeis või kaubalaona kasutuses. Kes tahab sellest tunnet või aimu saada, siis soovitan lugeda Nikolai Baturini romaani Kartlik niikas lõvilakkade kammija. Ja seal on mitmel puhul antud edasi seda, võiks öelda, ängistust, mis muidugi kumab läbi väga paljudes tolle ajastu detailides, aga ka selles, mis tunne oli vaadata tühjaks jäänud ja kasutusest ära võetud kirikut. Ja kui ma mõne aasta eest siit samast kirikust Baturini viimsele teekonnale saatsin, siis enne seda ütlesid lapsed, et isal tõesti oli väga hea meel näha, kuidas see kirik sai taastatud ja jälle koguduse poolt kasutusele võetud. Aga ometi ei ole see hoone, ei ole aastaarvud, ei ole inimlik ustavus ja tublidus, mis teeb meist koguduse, vaid kogudus elab ainult siis ja sellepärast, kui ta elab Jumala armust. Otsas valu, otsas piin, ta ei ole enam siin, kõikjal tema arm ja hool, sest et ta on igal pool. Apostel Paulus ütleb, Jumala armust olen ma see, kes ma olen, ja tema arm minu vastu ei ole läinud tühja. Seda ütleb mees, keda võib pidada igas mõttes suurimaks Kristuse apostlite seas, kelle kirjutatud on 3. Uuest Testamendist ja kelle teeneks võib pidada, et ristiusk ei jäänud mitte ainult juutluse üheks haruks või sektiks, vaid temast tõepoolest sai maailma usund. Et Paulus avas tee paganatele, paganarahvastele ristiusu kirikusse, ilma et nad oleksid enne pidanud saama juutideks. Aga ta ütleb, et vaid Jumala armust on ta see, kes ta on. Ja küllap see võiks olla ka meie koguduse ja iga koguduse moto ja juhtlause. Mitte meie tubliduse, mitte meie ustavuse, mitte meie toimekuse, mitte meie headuse või usu pärast, vaid Jumala armust. Loomulikult elame me ajas, kus kõigilt oodatakse mingeid nähtavaid tulemusi ja neid nähtavaid tulemusi oodatakse ka kirikult. Ja on lihtne hakata mõtlema, et koguduse väärtus ja väärikus seisneb eelkõige selles, mida ta suudab korda saata. Kui palju on inimesi pühapäeval või pühade ajal, millised programmid või töövaldkonnad arenevad, kuidas on suudetud remontida pühakoda. Aga ometi ütleb Jeesus meile Johannese evangeeliumi 15. peatükis, ilma minuta ei suuda te midagi teha. Ja kui ma tohin siin tsiteerida ühte peaeesmärki meie Viljandi Jaani koguduse uuest strateegiast, lõppev aasta meie jaoks oli oluline ka selle poolest, et me võtsime vastu pikalt kaalutletud, arutatud, läbi palvetatud strateegia 10 aastaks, siis ühena peaeesmärkidest ütleme me siin nõnda, et koguduse tegevuste
ja programmide asemel tõstame fookusesse Jumala armu, pühaduse ja teod. Loomulikult ei tähenda seda, et me ei peaks ise midagi tegema, et koguduse tegevus ja programmid üldse tähtsad ei oleks. Aga kirik on olemas sellepärast, et tõsta fookusesse mitte see, mida meie teeme, vaid Jumala arm, pühadus ja teod. See on tegelikult ka see, milleks on antud inimestele pühapäev ja pühad. Astuda tagasi, pidada pausi, tänada. Nii nagu Anu Raud on öelnud mõne päeva eest Maalehes ilmunud jõulumõtiskluses, iga toimetustest tulvil elunädala lõpuks tuleb pühapäev. See püham päev on antud hingele hingamiseks ja silmadele tõstmiseks taeva poole. Pühapäev kordub igal nädalal, aga pühaöö on pühamast püham ja ilmutab end kord aastas. Jõulud ei ole ainult sina ise, see ei ole iga päev ega iga öö, see on igavik. See on püha, harras hingeseisund kõiksuse karjamaal. Jõuluime on sündinud. Jõululaps puhkab ilmale tulemise väsimust välja loomalaudas pehmel põhu asemel. Ja kui see pühapäev või püha ära kaob, siis võib juhtuda ka niimoodi, nagu samas loos Anu natukene ehk ka nukravõitu tõdeb, et tal jõuluajal mõlguvad peas mitmed mõtted ja üks on selline, et rahvas tundub hästi hakkama saavat armastuse ja lootmisega, uskumisega, aga nii lihtsalt ei lähe. Jumalat usutakse haruharva, selleks puudub võime ja anne, hingeavarus ja ettekujutusvõime. Hall ja igav maadligi materialism, asine argipäev, tõsine tarbimine, kõik pigem ihule kui hingele. Kallid sõbrad, küllap selleks ongi olemas kirikud, pühakojad, pühapäevad ja pühad. Küllap selleks Jumal meid ka hoiab siin maailmas ja ühiskonnas. Et lõpuks oleks ikkagi meie hinges avarust ja ettekujutusvõimet, et oleks usku ja usaldust. Et see ajastu, kus me elame, ei jääks ajalukku üksnes halli ja igava maadligi materialismi, asise argipäeva ja tõsise tarbimisega. Et oleks midagi veel, mis ülendab ja ühendab. Palve ei ole koguduse mitte üks funktsioon või tööharu, vaid palve on koguduse hingamine. Kui kogudus palvetab, siis ta tunnistab, et ta ei ole iseenda isand. Palves annab kogudus Jumalale tagasi selle koha, mis talle kuulub, ehk keskme. Kui me palvetame, siis me tunnistame, et meie tulevik ei sõltu eelkõige inimlikust tarkusest, vaid Jumala juhtimisest. Kui 553 aastat tagasi see kirik rajati, siis ei olnud siin strateegiadokumente, tööplaane ega visioone sellisel kujul nagu täna. Aga oli palve, oli hüüd Jumala poole, oli usk, et Jumal on püha ja armuline. Ja kui ma olen lugenud Viljandi Jaani koguduse taastamisprotokolle 1991. aastast, siis on, ja see ei läinud üldse mitte kergelt, need otsused toona, siis üks kahtlus, mida väga selgelt väljendati ja sõnastati, on see, et pisikene taastatud kogudus, kes nullist hakkab endale liikmeid koguma, ei tule toime. Ta ei saa hakkama ühe kiriku taastamise ja ülalpidamisega. Ja määravaks sellel taastamiskoosolekul kujunesid toonase Viljandimaa praosti Herbert Kuurme sõnad, kes ise oli teatavasti nõukogude ajal taastanud Põltsamaa kiriku. Ja ta ütles, et kogudus saab hakkama. Selleks, et koguduses
tehakse väga palju asju armastustööna. Armastustöö on olnud siis kiriklik termin vabatahtlikule tööle. See on selline töö, mille eest ei maksta, mille eest ei anta ordeneid ega täiendavaid puhkusepäevi. Ja need juba nüüdseks taevases koguduses oleva praost Puurme sõnad on ka selles koguduses teoks saanud. Jumal on juhtinud ja andnud inimesi, kellel on olnud väga palju armastust. Ja kui meie kogudus tahab kesta ka edasi pärast neid 553 aastat, siis mitte sellepärast, et meie oskame kõike õigesti korraldada, et me näeme asju ette, planeerime õigesti, vaid ainult sellepärast, kui me püsime Jumala ees avatud südamega, alandliku meelega, põlvedel ja palves ja palume, Issand, lase sina oma tõotustel tõeks saada. Palve ja ülistus on koguduse peamine funktsioon. Jumalateenistus on koguduse peamine funktsioon. Kui kogudus ülistab ja kiidab Jumalat, siis ta meenutab endale, et Jumal on suurem kui meie mured, suurem kui meie hirmud, suurem kui kiriku tuleviku pärast tuntav ärevus. Jumala ülistamine ei eita raskusi, aga ta asetab need suuremasse perspektiivi, Jumala valgusesse. Ja õpetab meid taas nägema, et enne, kui me oleme tegijad, planeerijad, saavutajad, otsustajad, oleme me Jumala lapsed, need, keda on vastu võetud, need, kellele on armu antud, need, keda on hoitud. Me oleme need, kes elavad armust. Ja seepärast ütleb ka meie koguduse strateegia väga selgelt, meie olemine, meie suhe Jumalaga, meie identiteet Jumala lapse seisuses on tähtsam kui meie aktiivsus. Ja see ei ole mitte kutse passiivsusele, vaid kutse asetada elus asjad õigesse järjekorda, õigesse perspektiivi. Piiblis küsitakse ja jutustatakse väga sageli mitte niivõrd seda, mida inimesed teevad Jumala heaks, vaid seda, mida Jumal teeb oma rahva keskel. Ja ma tahan soovida ja paluda, et Jumal avaks ka meie kõigi silmad nägema seda, mida tema lõppenud aastal ja kogu selle 500 aasta jooksul on siin kirikus ja linnas teinud. Ja kui me palvetame ja ülistame, siis me avame ka oma silmad Jumala tegudele. Me hakkame märkama Jumala imesid seal, kus me neid varem ei näinud. Ma olen vahest leeriõpilastega arutanud, et miks mõni inimene ei märka imesid ja teise jaoks on kõik ime. Mul oli võimalus paar kuud tagasi olla Usuteaduse Instituudi tuluõhtul, kus üheks peakõnelejaks oli ettevõtja Harri Volke, UFO-uurija Igor Volke poeg. Ja ta rääkis oma elust ja tähelepanekutest väga huvitavalt ja siiralt ja põhiline muster, mis selles oli ja mida ta tahtis edasi öelda, oli see, et imed juhtuvad kogu aeg. Kogu aeg, kui ta läheb kuskile, siis antakse talle jälle mingisugune märk, ta saab kokku õige inimesega, kohe seal lauas ütles, et näed, ma lugesin 10 aastat tagasi ühte Marko Tiituse kirjutust surmast ja igavesest elust ja nüüd ma istun siin sama laua taga temaga koos, missugune märk, missugune ime. Ja miks mõni inimene läheb silmad kinni ja ei märka midagi? Just palve ja ülistus ja suunitlus Jumala poole võib meie silmad avada. Et Kristus üles tõusnuna on igal pool ja kõikjal on tema arm ja hool. Ta teeb ka meis oma tööd meie südames, meie usku kasvatades, meis leppimist luues, uut lootust äratades. Nõnda, head sõbrad, ei pea meie oma tulevikuga kogudusena
ja ka mitte rahvana välja mõtlema ega isegi mitte välja teenima, vaid usus vastu võtma. Ja nõnda, kallid õed ja vennad, see 553 aastat ei ole mitte inimlik saavutus, vaid see on Jumala ustavuse ja hoole ja armastuse märk. Ja kui me täna küsime, milline peaks olema järgmine peatükk meie koguduse loos, siis ei alga see mitte nõnda, et me peame rohkem tegema, rohkem uskuma, rohkem palvetama, rohkem ja 3 punkti, vaid see võiks leida oma väljenduse selles: Issand, me tahame olla sinu ees ja võtta oma tulevikku vastu sinu käest. Õpeta meid palvetama, õpeta meid ülistama, õpeta meid usaldama, õpeta meid armastama, õpeta meid teenima ja luba meil elada sinu armust. Selles ajas, sellel maal, selle rahva keskel, kuhu sina oled meid elama asetanud. Sest kogudus püsib mitte sellepärast, et ta on tugev, tark, võimas, usklik, vaid sellepärast, et Jumal on ustav. Otsas valu, otsas piin, ta ei ole enam siin, aga ta on igal pool, kõikjal tema arm ja hool. Kiidetud olgu Isa, Poja ja Püha Vaimu kuningriik, ikka ja igavesti.